Tere päevast! Postimehe Sõjastuudio alustab. Energiakriisis vaevlev Ukraina sai ööl vastu teisipäeva selle talve kõige suurema õhurünnaku osaliseks. Me räägime Ukrainas toimuvast sõjanduseksperdi ja Riigikogu liikme Leo Kunnasega, aga kuna kolleeg Tarvo Matsen töötab järgnevad 3 nädalat Ukrainas, siis me võtsime temaga eile ühendust, et kuulata tema muljeid. Ja me ütleme nüüd tere päevast Kiiev, tere päevast kolleeg Tarvo Matsen. Tere! No uudised räägivad meile sellest, et pärast väikest energia vaherahu on venelased võtnud Ukraina oma õhurünnakute eriliselt tugeva surve alla ja Ukraina on saanud praegu selle talve kõige suuremate rünnakute osaliseks. Kuidas on olukord Kiievis? Jaa, täna on olukord olnud üllatavalt rahulik. Täna ei ole veel seni olnud ühtegi õhuhäiret, täna öösel ei olnud ühtegi õhuhäiret siin Kiievis, aga eile ma saabusin varahommikul, siis ma saabusin tegelikult otse häiresse ja tol öösel oligi tegelikult kõige suurem rünnak. Kiievit tabasid raketid ja droonid. Olukord selles mõttes on siin ikkagi üsna keeruline, et paljud kortermajad on ilma elektrita. Linnas on näha mõnedes kohtades selliseid suuri telke, kus inimesed saavad soojas olla, kus nad saavad laadida. Need telgid on tegelikult inimesi täis. Et mõnes mõttes on siin Kiievis olla selline inspireeriv ja teisest küljest ka kurb. Kurb sellepärast, et inimesed kannatavad, nii paljud inimesed peavad olema külmas ilma elektrita, aga inspireeriv, sest näiteks eile hommikul, kui õhuhäire lõppes, siis seesamane Maidani plats siin minu selja taga täitus praktiliselt inimestega, kes hakkasid lihtsalt oma igapäevaseid asju ajama. Kuidas see käib, kui öösel on õhurünnak? Kui sina oled hotellis, kuidas sa pead toimetama ja kui palju see kõik aega võtab? No ma võin niimoodi öelda, et tegelikult peaks minema iga õhuhäirega varjendisse. Minu hotellis on varjend -4. korrusel, ehk siis keldris. Mina peatun 9. korrusel. Kui õhuhäire käib, siis tegelikult lifti kasutada ei tohiks. Praktikas, mida ukrainlased ise teevad, on see, et jälgitakse erinevaid telegrammi truppe, ehk siis vaadatakse, miks see õhuhäire parajasti on. Näiteks tihtipeale on see, et kui Venemaalt tõusevad õhku miigid, siis kogu Ukraina läheb automaatselt õhuhäiresse. Nende pärast näiteks väga ei minda tegelikult varjendisse. Kuna ma siin Ukrainas ei ole ka esimest korda ja mul on ka ukrainlastest palju sõpru, siis ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole ise veel varjendis käinud, aga samas ma ei ole ka päris sellist suurt rünnakut tegelikult veel saanud. No sa ei käi ka Ukrainas väga tihti, et kui sa lähed Ukrainasse ja sa kohtud kas meie kolleegide ajakirjanikega või oma sõpradega, peavad nad vajalikuks lugeda sulle hoiatussõnad ja käitumisreeglid peale? Jaa, mõneti ikka, aga eks ma arvan, et sellest saadakse aru, et kui ma juba olen otsustanud niikuinii siia tulla, võtnud ette selle keerulise teekonna, sest tegelikult ju lennukid siia ei lenda, eks ole, et see on üsnagi pikk sõit, siis kõik ilmselt eeldavad ka juba, et sa tead tegelikult, kuhu sa tuled. Ma ütlen ausalt, ega Kiiev ei ole praegu koht, kuhu niimoodi turistina tulla, et mõned teised Ukraina linnad võib olla, aga Kiievisse kindlasti mitte. Need turvalisusreeglid on lihtsad. Kui kahtled, mine varjendisse. No sul seisab ees pea 3 nädalat ajakirjaniku tööd seal koha peal. Millised kohtumised sul on juba olnud ja mis sind ees ootab? Mind ootab ees veel mitmed kohtumised Ukraina valitsusinimestega, presidendi administratsiooni inimestega, ühe endise ministri Dmitri Kulebaga me kohtume
Ja ma tegelikult, kuna ma olen alles teist päeva siin, siis ma jõudsin eile käia külas kolleegidel Kiev Independentis. Vaatasin, kuidas nad seal tööd teevad ja rääkisime pikemalt siis nende peatoimetaja asetäitja ja asutaja Oleksi Sorokiniga, et rääkisime Ukraina korruptsioonist. Tegelikult see on selline teema ka, mis Eestis on üsna palju kõlapinda saanud ja tema on just see mees, siis, kes Ukrainas on neid selliseid juhtumeid nagu näiteks Energoatomi juhtum, et tema on selle paljastamisega väga palju tööd teinud. Et varsti Postimehest saab lugeda. No ja Kiev Independent on ka see ajaleht, millega mina ka oma päeva alustan ja ilmselt paljud inimesed, kes Ukraina teemadega tegelevad. Kui teistsugune tööõhkkond on selles ajalehe toimetuses, mis asub riigis, kus on sõda? Ma ütleks, et toimetuses endas ei ole tööõhkkond suuresti erinev meie omast, et käib selline sigin-sagin, avatud kontoris räägitakse omavahel, vahetatakse mõtteid, küll aga kõik muu. Et näide on see, et see Kiev Independenti kontor tegelikult ei ole avalik, et nad ei ole seda nii-öelda, nad hoiavad seda salajas, et kus see kontor üldse on siin Kievis. Ja neil on ka ajakirjanikele tehtud selliseid erilisemaid nii-öelda puhkuserežiime, et lubatakse vahepeal minna välismaale, et sealt tööd teha, et saaks nagu natukenegi rahulikult elektri ja soojaga tööd teha ja on üritatud korterid ajakirjanikele vajadusel ja nii edasi. Et ega see tegelikult lihtne ei ole, sest 4 aastat on möödas ja lisaks sõduritele, päästjatele, politseinikele ja kõigile muule, kes on nii-öelda otseselt eesliinile, siis tegelikult ju ajakirjanikud on ka. Näed asju ja koged asju, mida tegelikult inimesed kogema ei peaks. Aitäh, Tarvo! Me jääme ootama su lugusid ja kohtume eetris juba uuel nädalal. Aitäh! Ja meie jätkame nüüd stuudios juttu juba Leo Kunnasega. Tere, Leo! Tere! Enne kui me läheme Ukrainas toimuva juurde, on vaja üks asi ära klaarida. Meil on tekkinud siin Eesti riigis väike sisepoliitiline kriis või vaidlus teemal, kuidas Ukrainasse suhtuda ja põhjuseks on Vabariigi presidendi viimastel tundidel antud intervjuud. Kuidas sina neid asju näed? Minu suhtumine on väga lihtne ja selge, et ühe rinderiigi, ehk siis Eesti on nüüd selles uues teises külmas sõjas kahtlemata geograafiliselt sellises positsioonis, et me rinderiik oleme. Rinderiigi president või kes tahes kõrgem poliitik ei saaks endale lubada Chamberlain-Pätsi stiilis väljaütlemisi. Et me ju teame, 39 Pätsi kaalutlus oli ka see, et säästame inimesi. Me teame, millega see ka lõppes. Ehk siis Venemaaga igasugune järeleandmispoliitika või alistumispoliitika viib alati väga katastroofiliste tagajärgedeni. Ja siin Venemaa-Ukraina sõjas on ju selge, et need vastuolud on niivõrd sügavad ja niivõrd põhimõttelised, et ükski vaherahu ega ka püsivam rahu seda konflikti ennast ei lõpeta. Ehk siis konflikti juurpõhjus on Vene imperialism ja Venemaa tahab Ukraina saada oma kontrolli alla ühel, teisel või kolmandal viisil. Ja ta jätkab seni, kuni ta selle saavutab või siis võib-olla on Putinil ja Vene juhtkonnal õigus, kui nad on sidunud oma impeeriumi saatuse nüüd Ukraina sõjaga, et mis siis on selle riigi ja selle impeeriumi edasine perspektiiv nüüd, kui ta on võtnud sellise teatud määral enesehävitusliku kursi. Kui me räägime Ukrainast nüüd ja seal toimuvast, praeguse aja õhurünnakud, kui Ukrainas on väga külm, kui neil on energiaprobleemid, on tõesti enneolematult suured. Et kui palju venelastel on olnud praegu nagu võimalusi neid rünnakuid intensiivistada ja kas neil on jõudu nende intensiivsete rünnakutega pidevalt ka jätkata? Nad jätkavad sellega, et mis on tähelepanuväärne, et ballistiliste rakettide ja tiibrakettide hulk
ühes keskmises rünnakus, mida vähemalt kord nädalas umbes tehakse, on olnud 50-100 vahepeal ja šaheedide ja siis makettide hulk ehk siis pikamaa hävitusdroonide hulk on olnud seal 500 klassis pluss, et Venemaa kahtlemata suudab selliseid tulelööke sama intensiivsusega jätkata, et umbes korra nädalas. Aga siiski, kui me kõike võrdleme seda näiteks sellega, mis toimus teise maailmasõja, kus kas või Tallinn ühe pommitamisega kaotas 1/3 oma elamufondist ja üle 400 inimesi sai surma. Ma ei võrdlegi siin Dresdeni või Tokyo pommitamistega, kus ühel päeval suri 100 000 inimest ja linnad sisuliselt hävitati väga kiiresti, et midagi sellist Ukrainas ju ei toimu ja Venemaa ei ole ka mitte kunagi võimeline seda korraldama, sest et tal ei ole Ukrainas lihtsalt mingit õhuülekaalu. Õhu ülevõim puudub, et Venemaa ei ole seda sõja algusest peale suutnud saavutada ega ei suuda saavutada seda ka edaspidi. Loomulikult ukrainlastele on need löögid nende tagajärg, ehk siis energiataristu ja ka eriti kaugkütte peatumine väga rasket taluda, aga see ei ole miski, mis võiks Ukraina murda. See on ju selge. Väga halb, väga ebameeldiv, aga Ukraina elanikkond ja ka Kiievi elanikkond suudab seda taluda. Et ma olin ise ka, sattusin Kiievis olema nüüd novembri lõpus, kui esimesed suured rünnakud, nüüd selle uue rünnakute lainerünnakud tulid. Ja on ju näha, et meeleolu on inimesed lihtsalt tegutsevad igapäevaselt ja varjendisse minnakse siis, kui on eeldada, et tulevad ballistilised raketid või tiibraketid läbi, et šaheedide pärast keegi varjendisse minema ei hakka. Et lihtsalt see lööb võib-olla korrusmajal paar tuba puruks ja see on kõik, et kui sinna otse sisse tuleb. Aga muidugi ballistiline rakett, kus on 400-500 kilo vahel õhkainet, et see loomulikult, kui tuleb mingile majale otse tabamus, siis selle jälg on juba nagu väga selge ja tuntav, aga inimesed suhtuvad sellesse üsna rahulikult ja külmalt ja keegi ei suuda või ei lähe iga häire peale varjendisse, seda lihtsalt ei jõuta teha. No jutud rahuläbirääkimistest ja katsed rahuläbirääkimisi pidada tegelikult peaaegu kestnud juba terve aasta. Kuidas sa hindad seda, kuhu jõutud on või on ukrainlased läinud lihtsalt diplomaatilisemaks ja viisakamaks? Nad ütlesid ka pärast eilset kohtumist, et neid punkte, mille osas on erimeelsused, neid punkte jääb järjest vähemaks, aga keegi nüüd täpselt ei tea, et mille üle on siis kokku lepitud ja mis asjad on need, mis on need erimeelsused. Me ainult oletame. Aasta tagasi siinsamas ma ennustasin, et rahu saavutamise tõenäosus on mitte suurem kui 40% terve siis eelmise aasta jooksul. Ja nii on ka läinud, et Venemaa lihtsalt püüab saavutada diplomaatilist võitu, kuna ta ei ole suutnud saavutada sõjalist võitu. Ja selles suhtes Venemaa eesmärgid ei ole muutunud. Ukraina läbirääkijad on loomulikult ja poliitiline juhtkond on muutunud selles mõttes kavalamaks, et nad mängivad seda mängu kaasa. Aga tegelikult me saame ju aru, et tegu on lihtsalt tühja töö ja vaimu närimisega, sest Ukraina ei saa sõjaliselt Donbassi alasid, ehk siis seda sama Kramatorski piirkonda lihtsalt loovutada, kuna pärast seda Ukraina muutub palju haavatavamaks võimaliku edasitungi suhtes Poltava ja Dnipro oblastitesse, et Ukraina lihtsalt ei ole võimalik seda teha ja mis ma võin öelda, et Venemaa neile kõige positiivsema stsenaariumi korral suudaks selle Slovjanski Kramatorski linnastu hõivata ehk käesoleva aasta lõpuks, aga tõenäoliselt siiski mitte enne kui järgmise aasta lõpuks. Ehk siis selle sama Donbassi linnastute pärast võideldakse veel kuskil 2 aastat umbes.
ehk siis Ukraina jaoks tegelikult ei ole suurt strateegilist tähtsust, kas nad on kaotanud 18, 19, 20 või ka 21% oma territooriumist. Et Vene väed on eelmisel aastal ja sellel aastal kummalgi aastal suutnud hõivata umbes 2/3% Ukraina territooriumist, ehk siis Ukraina territoorium on natukese üle 600 000 ruutkilomeetri, 1% on 6000 ruutkilomeetrit, ehk siis protsendi tasemeni pole ei eelmisel ega sellel aastal, või parandan, üle-eelmisel aastal Vene väed kunagi jõudnud. Et praegu jaanuaris on Vene vägede edasiliikumine olnud, ma kasutaks väljendit, ülimalt aeglane, sest päevane keskmine territooriumi hulk, mida nad on suutnud hõivata, on umbes 6-8 ruutkilomeetrit siis ühel päeval, kuigi detsembris, novembris oli see mõnevõrra kõrgem, ehk siis kuskil võib-olla 15 ruutkilomeetrit päevas. Et need on mastaabid, nagu millest me selle sõja puhul räägime. Et sõda on ületanud nüüd teise maailmasõja aegse siis Saksamaa Nõukogude Liidu konflikti ajalise pikkuse, mis oli siis 1418 päeva. Nüüd võrreldes sellega, et kunagi mul oli see ütlemine, et jah, et teises maailmasõjas võis Punaarmee jõuda Berliinini, aga nüüd oli siin üks väike rajoonikeskus siin sõja alguses Barvenkove, kuhu siis Vene väed takerdusid, et jah, et Berliinini võib-olla jõudsid, aga Barvenkoveni nüüd ei jõudnud ega ka teiste asulateni. Et oletada nüüd, et Vene väed võiksid nüüd hõivata ühegi Ukraina suurlinna. Tuletage meelde, et sõja algfaasis kohe Vene väed hõimasid Hersoni, kohe veebruari viimastel, märtsi esimestel päevadel 22, aga Ukraina pool vabastas Hersoni 22. aasta novembris, ehk siis see on ainuke suurlinn, mis on nüüd selle laiaulatusliku kallaletungi ajal korraks langenud Vene vägede kätte. Vene väed ei suutnud hõivata Sumõd ega Tšernigivit ei sõja alguses, nad küll suutsid need linnad ümber piirata, ka nüüd pärast Ukraina ebaõnnestunud pealetungi Kurski suunal Vene poole vastupealetung Sumõ hõivamiseks ebaõnnestus. Samamoodi pealetung siis Harkivi vallutamiseks vahepealne ka ebaõnnestus. Ehk siis mis hakkab toimuma, et loomulikult Vene pool tungib, nende raskuskese on selgelt Donbassi vallutamisel, et saada siis kätte seesama kaksiklinnaku. Siin on moodustunud selline kaarekujuline positsioon, et Vene väed on mõnekümne kilomeetri kaugusel linnadest, sellest linnastust, aga lahingud siin jätkuvad põhimõtteliselt visalt edasi. Teine suund, kus Venemaa kahtlemata jõuab edasi, on siin Zaporižjast idas olevad mõnevõrra lagedamad alad, et Vene väed on siit, me näeme ka eelmise aasta jooksul mitmekümne kilomeetri ulatuses tunginud siit läände ja kahtlemata nad jõuavad Zaporižje linnale lähemale, aga seda, et neil õnnestuks Zaporižjet, kus enne sõda elas 750 000 elanikku, seda vallutada või isegi sisse piirata, et seda ei juhtu. Ehk siis seesama patiseis, nii nagu ta oli, jätkub ka sellel ja järgmisel aastal. Nüüd on saanud ka oluline küsimus, ehk siis selle sõja rahastamine on saanud selles mõttes lahenduse, et laias laastus Ukraina vajab igal sõja aastal umbes 100 miljardit eurot, dollarit. Ja nüüd Euroopa Liit on nüüd 8 aastaks garanteerinud Ukrainale laenu, mis on siis kokku 90 miljonit, millest 30 miljardit, millest siis 30 miljardit on puhtalt eelarvetoetuseks ja 60 miljardit siis on sõjaliste vajaduste katteks. Et seda loomulikult see ei kata kogu vajadust, aga see võimaldab Ukrainal, kui Ukraina juhtkond nõnda otsustab, sõjategevust jätkata. Ehk siis
seda ma nägin kõige suurema probleemina, sest ilma välisabita Ukraina ei suuda lihtsalt oma riigieelarvet üldse üleval pidada. Ma palun sul selle rahasumma puhul ühte asja täpsustada, et siin, kui oli arutusel selle summa eraldamine, siis oli selliseid hääli, kes ütlesid, et äkki seoks selle tingimusega, et Ukraina ostab relvastust Euroopast, et siis nagu tuleks see raha Euroopasse tagasi. Õnneks seda vist siiski ei pandud, et kogu relvastust, vajaminevat relvastust ei suuda Euroopa Ukrainale anda. No, loomulikult USAs toodetud relvasüsteemid, ka nende moon, ehk siis siin on eriti, kui me räägime õhukaitsest, näiteks kaugmaa, pikamaa õhutõrjeraketikompleksidest Patriot, siis Euroopa riigid ju neid raketti ei tooda, et selge see, et need peavad tulema USAst, et samamoodi mitmikraketi heitjate moon, ehk siis HIMARS-ite moon, samamoodi tulema USAst, et see piirang oleks olnud meelevaldne ja on hea, et seda ei seatud. Aga eks loomulikult Euroopa eelistab Euroopa relvasüsteemide nagu ostmist ja tarnimist. See ei ole ka vale suhtumine, aga küsimus ongi lihtsalt, et nendes relvasüsteemides, mis Ukrainas juba on ja mille jaoks ka Euroopa riigid laskemoona ei tooda. Ehk siis siin on selgelt erandit vaja. Aga seda, et Euroopa nüüd oma nii-öelda maksumaksja raha eest püüab oma kaitsetööstust toetada, siin ma ei näe iseenesest midagi halba. Aga seda ma nägin kõige tõsisema küsimusena sõja edasisel jätkamisel. Ehk siis Ukrainal on praegu olemas, kui poliitiline juhtkond seda soovib, eeldused seda jätkata. Ukrainal on väga suured probleemid, millest me oleme ka palju kordi rääkinud, alates korruptsioonist ja lõpetades loomulikult oma armee väljaõppesüsteemi ja oma armee mobilisatsiooni ja mehitamisega üldse. Aga nendel ma praegu ei peatu sügavamalt. Mõlematel pooltel on suured probleemid isikkoosseisuga, aga mõlemad pooled suudavad seda jätkata. Ja siin ka suur kaotuste hulk mõlemal poolel, mis on loomulikult Ukrainal väiksem, aga võrreldes ikkagi nende elanikkonna suuruse ja riigi suurusega kannab Ukraina pool suuri kaotusi, siis vaatamata kaotustele suudavad mõlemad pooled seda jätkata. Ja Venemaa positsioon ei muutu, ehk siis Venemaa püüab saada diplomaatilist võitu ja teatud mõttes need rahurääkimised, kuna Venemaa ei ole valmis mingit kompromissi põhimõtteliselt tegema, nad on nagu tühi töö ja vaimu närimine. Ja ka Ameerika Ühendriikide positsioone, kui kommenteerides, siis ajaloost on tegelikult mitu näidet alates siis Vene-Jaapani sõja lõpetamise vahendamisest aastal 1905 teise maailmasõja ajast siis ehk Lend-Lease, et kuidas seda siis ameeriklased, mis tingimustel Nõukogude Liidule andsid, nad ei nõudnud isegi sõtta astumist Jaapani vastu lõpuks, Nõukogude Liit ei maksnud seda ka kinni, erinevalt näiteks Suurbritanniast, kes oma teise maailmasõja aegsete võlgade maksmise lõpetas alles 2006, ehk siis ameeriklaste selline ülipositiivne suhtumine Venemaasse on teatud perioodidel ikka aset leidnud, kuni nad jälle selles mõttes tüssata saavad selle sama nagu Venemaa või Nõukogude Liidu poliitilise juhtkonna poolt. See lihtsalt on millegipärast nii. Ja saate lõpetuseks küsin veel, et Ukrainas on praegu väga külm. Et kui palju see külm ilm takistab seda, et venelased ei saa edasi liikuda? Külm ilm loomulikult takistab mõlema poole vägede tegevust, sest lihtsalt on nii külm. See on ka üks põhjus, et miks Vene väed pole suutnud edasi liikuda, sest kui me näeme seda, et droonid tekitavad praegu suurima hulga näiteks inimkaotustest, siis juba selles külmas põhimõtteliselt droonide ja nende akude ja tundliku tehnika opereerimine on iseenesest juba nii palju raskem, et kõik need tegurid pärsivad seda, et sõjategevust saaks
intensiivselt pidada. Leo Kunnas, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmised otsesaated on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.